Tere päevast! Kristi Teras, meie maa korrespondent täna Helsingis ja mul on vestluskaaslaseks Allan Kiil, Tallinna Sadama juhatuse liige. Tere, Allan! Tere, tere! Täna meil on selline väga rõõmustav päev, et saime näha, mismoodi testiti meie järgmisi parvlaevu jääbasseinis keerulistes jäätingimustes. Olete siin olnud tegelikult teisipäevast saadik juba? Teisipäevast saadik on see nii-öelda mudel siin basseinis olnud. Taga on tehtud juba 12 testi, täna on veel jäänud üks test ja siis saadakse kõik numbrid kokku. Etteruttavalt võib öelda, et kõik need testid, mis on juba tehtud, on väga edukad olnud. Laev on läbinud kõik takistused, mis talle ette on pandud, jäämäed, manöövrid, rusajää, nii-öelda terve jää ja kõik muud võimalikud variandid, mis ühel laeval nii-öelda ette võib juhtuda. Nii et praegu paistab, et need meie disainerid, meie koostööpartnerid, nii-öelda siis laevatehased, kes siia on oma esindajad saatnud, kõik on jäänud rahule. Eks nad ootavad lõpus veel viimaseid numbreid, aga paistab, et see numbririda näitab kõike, et see, mis on valmis tehtud ja mõeldud, on parem, kui nad isegi lootsid. Väga tänan, et täna me nägime siis sellist asja, et siin 75 meetrit pikast terasbasseinis, millel on väike klaaspõhi, sõitis siis üks ühele mudel, mis on küll oluliselt vähendatud, aga selle vahega, et kapteni silda ei ole peal, aga muidu kõik motoorika vastab sellele, mis hakkab kunagi sõitma Väinamerel. No, täpselt nii, jah, et kõik, mis puudutab püstivust, mis puudutab laeva jõudu, mis puudutab tema manöövri võimekust, kõik on sellesse mudelisse, mis on siis siin 6 meetrit paigutatud ja see basseini olud ja siis selle mudeli pikkused ja suurused vastavad kõik sellele siis nii, et ühel päeval, kui on see 114 meetrit pikk praam meil valmis, siis ta läbib seda jääd, mis on siis tänaste kastetustega, isegi tuli välja, et ta suudab läbida 2 meetri paksust jääd, nii et väga hea. Veel viimane test on siis ees, kus on kanalis jääd kogunenud natuke üle 2 meetri. Loodame, et see saab ka edukalt tehtud, siis paistab, et nii-öelda see eeltöö ja need veendumus sellest, et laev vastab võimekusele, on kõik ka testitud. Sellised olusid üldiselt Väinamerel ei teki, et see on selline kindlam valmisolek äärmuslikeks juhtuseks? No ootame hea aega, jah. Oli sul esimene kogemus näha nii lähedalt siis protsessi, mis eelneb lõpuks laeva vetti laskmisele talvistes oludes? Ei, ma olen siin ühe korra juba enne olnud, me käisime siin nii-öelda neid asju kokku leppimises, me vaatasime, et kas see on hea koht, nii et tegelikult ma olen siin ühe korra juba ennem olnud veendunud, et mehed siin oskavad oma tööd teha ja selline tagasiside siis numbrite näol on väga, väga hea. Aga väga tänan Allan Kiil selle lühiintervjuu eest ja soovin edu teile!